august 2003 siin Redisson SAS hotelli taevakorrusel ja eelviimane õhtu Eesti Televisiooni selle suvesaate tsüklist Augusti valgust, tere õhtust. Head vaatajad, kui mäletate, siis mõni aeg tagasi me küsisime teilt teie arvamust, kes teie arvates, teie arvamuse kohaselt võiks olla külalisteks sellel 7 õhtul siin augustikuus selles saate tsüklis ja me saime teilt hulgaliselt vastuseid. Mul on meeldiv, enne kui saatesari läbi saab, teid tänada selle reageeringu eest ja tahan ma öelda, et ülekaalukalt oli teie favoriidiks Eesti Vabariigi ekspresident härra Lennart Meri. Me soovime härra Merile siinkohal kiiret paranemist, ilusaid päikeseloojanguid ja lubame talle, et ükski tool ei jää meist tühjaks. Tere õhtust, järjekordne saatekülaline Hans Hass Luik, ajakirjandusmagnaat. On see täpne määratlus? Mis minu nimesse puutub, on küll täpne. Ajakirjandusmagnaadiks või ajakirjanduskunniks oli mul selles saates härra Ott plaanis loomulikult nimetada teid. Ma tänan teid. Tere õhtust. Tere õhtust, härra Luik. Teie kaotate või võidate pärast 14. septembrit kui suure osa oma impeeriumist? Ma arvan, et võita on, kui ma nüüd kohe lähen konkreetse pragmaatika juurde, konkreetse metalli ja kivi juurde, siis võita on tegelikult mulgi palju. Võita on näiteks trükikoel Printel, Tallinna suurimalt trükitööstusel. Kui me saame oma tooteid müüa tänu euro ühinemisele Venemaale, siis me saame teha üks hea äri. No, minu jaoks pole vähimatki kahtlust, et te olete üks enam sobivamaid inimesi sellesse saate tsüklisse, mil me siis räägime tegelikult 12. Eesti iseseisvusaastast 1991. aasta augustist kuni tänase päevani 2003. aasta augustini. Mis oli teie positsioon selle ajal, kui meie stardipauk justkui kõlab sellele saatele 1991. aasta augustis? Eesti Ekspress oli juba turul? Eesti Ekspress oli 2 aastat turul. Minu positsioon 91. aasta augustis oli kahtlev, mitte päris kartev, aga esines ka faksimasina tassimist Tatari tänava toimetushoone keldrisse. Esines küll. Aga positsioon oli tegelikult peale nende putšistide nägude nägemist telesaates. Positsioon oli kuidagi rahulik. Ja positsioon oli tegelikult rahulik ka pärast selle putšikatse nurjumist, sellepärast, et on ju jutuks olnud, ja meie toimetuses oli see põhiline tees, et ka 91. aasta augusti teises pooles ei olnud midagi palju muutunud. Vene tankid ei olnud küll tänavatel, nad olid garnisonides, Vene piirivalve kontrollis meie passe, kehtis Vene raha. Härra Luik, nii et tookordne hirm putši ees ei ole võrreldavgi selle hirmuga, mida näiteks täna võiks tunda, ütleme, Maksuameti ees. On küll võrreldav. Tänan teid. Kui sõltuv te olete selline magnaat, andke mulle andeks tiitel, nagu teie kõikvõimalikest niisugustest asjaoludest, et ka teid võidakse mängida auti? Mida kõrgemale tippu, seda kitsam seal on. Nügimine käib, aga teiselt poolt, mis muu hoiaks virge, seda esiteks. Ja ma loodan teisalt, et turg ühel hetkel hakkab välja kujunema. Meil ei ole enam 4, 5, 7 võitlevat lehte, nende hulgast 2 tabloidi, Sõnumlehte, Õhtulehte, mis kaotasid jubedalt raha. Üks osa sellest rahast oli Eesti Vabariigi kodaniku taskust, teine osa võimsalt Skandinaavia kontsernilt. Et ühel hetkel võitlus jätkub, aga
kultuursemates, peenemates vormides. Ma ei usuks iialgi, kui te täna hakkaksite siin rääkima, et te kujutasite juba 12 aastat tagasi ette seal faksimasinat ühest keldrist teise tassides, kuidas te mõne aasta möödudes tegelikult suurepäraselt jaotate ära kogu Eesti ajakirjandusturu ja nüüd tagant järele tarkusega seda vaadates läks see tegelikult ju uskumatult lihtsalt. Ei läinud. Ei läinud, aga peab ütlema, et aastal 89, kui septembrikuus tõime esimese Eesti Ekspressi numbri raamatutrükikojast välja, raamatutrükikojast, mitte ajalehe trükikojast, sellepärast, et ajalehe trükikoda kuulus kommunistliku partei keskkomiteele, kes nõudis tsensori templit proovi eksemplaril, mida me ei saanud, tsensor ei andnud. Kui me välja tõime selle lehe, siis me ei teadnud, et meil nii hästi läheb. Me olime võikalt kallis leht, 50 kopikat maksis Eesti Ekspressi eksemplar, samas kui Noorte Hääl, Rahva Hääl edasi maksid 2, hiljem 3 kopikat peale hinnatõusu. Ja nüüd maksate te rohkem kui New York Times, kus juures juba ammu. Üle $1. Üle $1, see on tõsi. See on väga täpne, aga see on tõsi. Head, kus juures vist ka üle euro. Head vaatajad, küsimused härra Luigele täna õhtul teie poolt, et teha seda saadet huvitavamaks ja tõepoolest saada teada seda, mida sellelt inimeselt võib küsida ja mida võib temalt teada saada. Telefonid on teie ekraanidel, kohe tulevad sinna ka SMS-i võimalused. Härra Luik, Eesti Ekspressi saan ma nimetada viimase 12 aasta võimalik, et kõige geniaalsemaks äriprojektiks. Ei ole puudu nendest inimestest, kes seda lehte sõimavad, et seal mitte midagi lugeda ei ole ja võib-olla nendel inimestel nii mõnigi kord ka õigus. Aga igal neljapäeval on Statoili bensiinijaamas ja mitte ainult suured sabad, et seda lehte siiski osta. Rootslased, rahvus, kellega on teil olnud küllaltki niisugused erinevad, ma ütleksin, eripalgelised suhted nende aastate jooksul, on nimetanud seda lehte lihtsalt värdjalikuks, sest selle kohta võiks öelda luuletaja sõnadega päev pole, öö ei ole, silm nagu seletaks. Ja ometi on see teile sõna otseses mõttes kuldne lehm, kes lüpsab ehtsat kakaod ja šokolaadi ja lõppu pole selle kõigel näha. Noh, sõna väärdelikkus võib olla raske öelda, kas see päris täpne epiteet on, aga tõsi on see, et Rootsi omanikud, kellega tegime tehingu 98. aastal, ütlesid, et tegelikult ei ole taolist nädalalehte just nimelt ajalehe vormis. Kusagil ei ole Taanis, ei ole Stockholmis, ei ole Oslos. Ja seetõttu on tarvis hakata Eesti Ekspressi reformima. Kõigepealt teha ta taoliseks väikeseks, nagu on Ekspressi telekava, seejärel panna sinna poliitilist infot päeva kõrval. Me ütlesime, et see jääb ju hiljaks. Meie inimene on tegelikult agaram poliitikahuviline veel kui Euroopa lugeja. Ja seda reformi tegemata me tõestasime, et leht jääb. Vaidlust oli, aga need on pigem vastastikku meeldivad küsimused, vastused ja pärast teenisin ka komplimendi, sellepärast, et Ekspressi plaan, ma ei räägi Ekspressi puhul kunagi mitte ärist, igatahes mitte ainult ärist, Ekspressi ideoloogiline plaan. See kehtis, mis puudutab neid, kes ütlevad, et Ekspressis midagi lugeda ei ole, siis eksivad sügavalt. Minu jaoks on mõnikord kultuuriosa areen, tükid lihtsalt minu jaokski liiga keerukad, tahavad süvenemist, tuleb süveneda. Teie pragmaatiline inimene, kes suhtleb päevas, nagu räägitakse, sadade inimestega, saadab meile SMS-sõnumeid, helistab, kellel on 1000 rauda tules, kes peab pidevalt oma kohutaval impeeriumil silma peal hoidma, et kusagil keegi midagi minema ei viiks, nagu teiega on aeg-ajalt juhtumisi juhtunud. Teil jätkub ka niisugust erksust tunda nii elitaarsete asjade vastu, millest kirjutab see teie lehe lisa, siirast huvi tunda. Kas teie põhivärvid on ikkagi see intellektuaal Hans Hass Luik, see noor näitekirjanik, Rakvere teatri kirjandusala juhataja ja nii edasi ja nii edasi? Draama mulle meeldib nii elus kui laval, aga ma loodan, et ma olen suutnud jääda uudissimulikuks. Ja jah, ma suhtlen palju, aga mis puudutab näiteks otsuseid ajakirjanduses, siis lugesin huviga raamatut 4. võim Rupert Murdochis, kes üks õhtul helistas New Yorgist Austraaliasse oma tabloidi toimetajale, kell oli 3:11, ütles, et esikaas ümber teha, vanamehe pildi asemel selle noore poisi pilt, see on poliitik, see tõuseb. Siis, kui Eestis nii teha, saaksin ma järgmine õhtu kõne ja küsitaks, mida esilehele panna ja siis ülejärgmine ja mida panna spordilehele ja mida panna ilmateatesse. Ja see oleks lõks. Ma ei tea, kuidas Rupert Murdoch nii suudab, räägitakse, et suudab. Meie Eestis, mina ei tea, kes tahaks
sel määral nagu domineerida pressi üle, olles isegi omanik. Kuulsin ma valesti, te ei tahaks domineerida pressi üle? Ma ei tea, kes tahaks. Kes tahaks, vabandust. Ma ei tahaks, minu välismaa konkurendid vaevalt, et tahaks norrakatast eesti keelt ei loe. Ma tahaksin teie käest küsida, et tegelikult teie roll Eesti ajakirjanduses. Eesti on väike maa, siin on lehtede arv kõigub, aga üldiselt on kõik ammu ära jagatud. Teie roll ja teie osakaal proportsionaalselt on ju tegelikult siin palju suurem kui Mr. Miracle seal. Sisuliselt on ju nii, sellele te ei ole kunagi mõelnud. Olen küll, aga kui sõna seal all mõelda seda planeeti, siis tõepoolest nii ta on. Jah, see on nii. Öelge palun, kuidas teis kõigub see suhe magnaat, 18. rankinguga rikkuselt inimene Eestis ja tegelikult see nice guy, kelleks te minu arvates olete siiski jäänud vaatamata kõigele ja tänu Jumalale? Aitäh. No, mina tahaksin öelda, härra Ott, et meie teiega siiski oleme härrad Ott ja Luik, 2 sassi, Radisson sassi hotellis, et hakata üksteist nimetama meediakunnideks, magnaatiks ja nii edasi. Olgem ausad, Eesti on selliseks mänguks liiga väike ja ma olen tihti mõnele direktorile öelnud, kui me liiga nimetame firma aktsiaseltsi asemel ennast kontserniks. See võib küll kõlada, kuid tegelikult on seal kuskil naeruväärsus. Seda tuleb tagasi tõmmata. Absoluutselt. Saan ma teist aru. Teie kohta on räägitud seda, et te ei ole mitte just eriti raha loopiv. Aga ma vaatan, et üldiselt mainekujundajate arvelt te eriti kokku ei hoia. Hoian ka seal kokku. Kas varanduslik kihistumine ja vaatajate küsimused õigustab mõiste teine Eesti kasutusele võtta? On teie jaoks, härra Luik, olemas 2 Eestit või on see ikkagi üks armas Isamaa? Ma olen nõus, et teine Eesti on objektiivne. Taoline asi on olemas, aga asi ei ole mitte rahas. Asi on õudsamas vahes. Asi on võimalustes ja eelkõige informeerituses. Kas võimalused ei ole mitte raha? Informatsioon on raha. No selle puuduse üle te saate veel vähem kurta kui rahapuuduse üle. Informatsiooni on, aga seda läbi tuhnida. See on järjest raskem. Tuleb usaldada inimesi, kes informatsiooni läbi tuhnida. Te mõtlete lihtsalt kontroll selles mõttes, et te ei suuda kõike hallata ja vallata, jah? Seda ühelt poolt. Teiselt poolt ma mõtlen, et kui keegi otsustab keerukaid asju, mis on struktuurilt lihtsalt suured keerukad küsimused, siis ma vaatan pigem, kas ma usaldan seda otsustajat või ma ei usalda teda. Ja lähen siis tema järgi, kui ma teda usaldan. Teie käes on suur hulk, ma ei tea, kas pool või üle poole või Eesti ajakirjandusturust. Olete te mõnikord kusagil puhke hetkel mõelnud sellele, kui palju sellest Eesti Vabariigist, niisugune nagu ta praegu on, no poliitiliste jõudude paigutusena, no kõiki niisugused aspekte arvesse võttes on minu tehtud, minu sünnitatud? Ei ole nii mõelnud, härra Ott, mina arvan, et ajakirjandus nii hästi, kui me ennast ajakirjandus sees ise ka ei tunneks. Ajakirjandus siiski on, lõkke tuleb peegeldus seinal, mitte tuli ise. Tuli ise on elu. Suurepärane. Kas Eesti on täna teie arvates iseseisev riik, küsib inimene, kogu meie majandus on ju maha müüdud välismaalastele? See on üks teie lemmikteemasid. Ilmselt keegi teie sõpradest on selle küsimuse siia söötnud varakult ette. Aitäh sõpradele, kui see nii on. Ma arvan, et see ei ole sõbra küsimus. See on väga loomulik küsimus, kui paljud neist praegu mõtlevad, et tegelikult, kui me räägime elukvaliteedist, see ei ole mitte ainult hea kohv ja korralik elamine. See on ka see, et meiesugused inimesed kusagil, kus võideldakse ja otsustatakse, kusagil kõrgel ja olulistes kohtades, oleksid olemas. Kui meid seal ei ole, me tunneme, et midagi on elukvaliteedis puudu. Ma tahan, et minu tõugu inimesed kusagil mõtleksid, juurdleksid, võitleksid, tõestaksid ja ma tahan neile kaasa elada. Ma elasin kaasa täna näiteks hea tuttav Oliver Kruuda Kalevi kommivabriku kolimisel. Isegi mõtlesin, et miks see kolimine on kuu aega hilines, et mida ma peaks õieti tegema, kui me hakkame trükikuda printal kolima. Ma tahan protsessides kasvõi selle kaudu osaleda, et kuskil on minu omad. Mida vähem neid on, seda kehvemini ennast tunnet. Te olete selles mõttes õnnelik inimene, et te võite öelda valetamata ilmselt grammigi, et kogu Eesti poliitiline ja majanduslik establishment on sõna otseses mõttes teie head sõbrad. Sest vaenlasi sellisel inimesel nagu teie ilmselt olla ei saa, vähemalt mitte avalikke. See käib hooti, aga teil on täiesti õigus, kui te nendite, et lõplikult keegi enam meedia peale ei vihasta. Ma arvan küll niimoodi. Meedia ei ole enam üksikud inimesed, punapäised või teistsugused.
meedia on protsess ja protsessi peale vihastada oleks juba naljakas. Seda on vähem. Kunagi oli võimalik endale vaenlasi tekitada 1 nädalaga jube palju. Nüüd see vist enam nii personaalne ei ole. Ilmselt on see nii, et kuidas kellelegi, eks ole. Mis ei ole võimalik teile, on võimalik õnneliku juhuse läbi ilmselt paljudele teistele inimestele. Kuidas teil on, härra Luik? Oluline küsimus. Õnnestunud säilitada vähemalt selle osa Eesti meediast, mida haldate ja valdate teie absoluutne sõltumatus. Kuidas see on õnnestunud? Läbi häda. Tahaks eestlaslikult öelda, aga tegelikult tuleb otsustamine anda võimalikult paljude kätte. Paljude toimetajate, paljude osakonnajuhatajate, paljude nõunike ja ka heade õppejõudude kätte ja tuleb teiselt poolt jälle julgustada ja kasta seda kapsast, kes kasvab. Sõltumatus on väga kiire levima, see hoiak. Öelge, te usute üldiselt sõltumatusse seoses ajakirjandusega, seoses meediaga? Te usute, et see on võimalik või see on tegelikult üks müüt, üks mütologiseeritud aspekt, üks püüdlus, milleni mitte keegi mitte kunagi ei jõua ja keegi ei võtagi seda püüdlust tõsiselt? Sõltumatusel, eriti selle teravatel avaldustel, kui keegi võtab tõesti kedagi väga teravalt kritiseerida, iseloomustada, siis on 2 poolt. Ühelt poolt on teinekord täitsa kurb, kui mõni inimene, kes ei ole endaga piisavalt tööd teinud, kellel pole piisavalt informatsiooni ja kes ei oska seda väheski võib-olla sõnastada. Kui see proovib mängida sõltumatut ja kellegi lihtsalt läbi sõimata, teate, härra Ott, see on ebameeldiv. Aga teiselt poolt, kui vaimukad inimesed natuke ka plärtsuvad, seegi mulle meeldib. Teie korporatsioonis tuleb ette selliseid inimesi, kes lihtsalt oma veregrupilt ei sobi, sest üldiselt teades teid teiste juttude kaudu, olete te selles mõttes küll demokraatlik, et te võite ka mingi masinakirjutajaga kusagil toimetuses rääkida või te nagu ei ole ehitanud nii-öelda staffi ja iseenda vahele niisugust usaldamatuse ja respekti müüri. Mida te mõistate minule võõra sõna masinakirjutajal, härra? Kompuutrid. Okei, kompuutrid. See on minu nostalgiline mälestus vanadest aegadest. Kas te peate pulmi õigeks, ma loen tsenseerimata küsimusi, pidada pulmi õigeks Kadrioru lossis, kallis, koguge raha ja pidage pulmad ka seal samas maha. Kas turule mahuks veel üks päevaleht? Ilmselt mitte. On võimalus, et kui rahvas natukene kosub ja kui rahvas vaatab reklaame, mida tahetakse anda, siis võib tekkida Eestis nii nagu on meid ümbritsevates pealinnades tasuta päevaleht, nii nagu on näiteks Stockholmi metroo, mis ei ole halb, mis ei ole mingi kõmuleht, see on täitsa korralik lühike info. Ma kardan, et nii kaua, kui meie linnas metrood ei ole, siis bussides, trammides jagamiseks seda ei tehta. Ainult sellist võimalust ma näen. Muidu mitte. Muidu näen veel üht elektroonilist päevalehte. No rääkides keerulistest asjadest lihtsalt ja see on tänase saate püüdlus kindlasti, on siis Eesti ajakirjandusturg tegelikult ära jagatud teie ja nii-öelda Postimehe grupi ehk härra Kadastiku vahel. Kas teil on muuseas temaga olemas ka niisugune selles mõttes gentlemanlik kokkulepe, et mina ei räägi sinu minevikust, ära sina räägi minu olevikust? Või tulevikust? Või tulevikust. Kokkulepet ei ole, aga minevik, millest rääkimine oleks kuidagi taunitav, on ühe või teise või mõlemi puhul jäänud nii kaugeks, et vanad asjad vanadeks. Minevikust mäletan Mart Kadastiku kui enda ajakirjandusõppejõudu, kollase kilejopega jalg üle põlve, väga mõnusalt ja täpselt, nagu ka teie oma saates asju paika panemas ja mitte kuidagi meid tüütamas. Öelge palun, oli sellest, mida ta teile ülikoolis omal ajal luges, oli sellest teile tõesti ka reaalset kasu? Või te ei mäleta enam, mida ta luges? Jaa, ikka oli. Temal oli ka taoline nooruslikult nokkiv maneer, et ta pani meid ka paika, oli küll kasu. Ikka oli. Võib-olla tekkis see moment, et ühel hetkel, kui muna hakkas kana õpetama, siis ma nägin ka mõnda vihast pilku, oskasin aimata Mardi silmist, aga ta hoidis ennast taga. Nii et selle hetkeni te jõudsite siiski ära elada, mil muna hakkas õpetama kana? Tundub küll, jah. Ja tähendab, nüüd tulles tagasi selle probleemi juurde ja tegelikult uut päevalehte nende 2 korporatsiooni väliselt, kes võiks turule tuua siia ilmselt ei mahu, sest see oleks liiga suur investeering ja arvestades reklaamiturgu, lugejaskonda, mitte keegi, mitte kusagilt ei Rootsist, Soomest, Norrast ega kusagilt mujalt sellega riskima ei hakka. Nii et tegelikult see situatsioon, mis on praegu, see jääb veel pikkadeks aastateks, vähemalt järgmise sotsialistliku revolutsioonini. Ma tean, et on inimesi, kes arvavad teisiti, teistes keeltes, teistes linnades. Mina ütlen eesti keeles siin, et praegu ei mahu. Aga ma ei välista, et näiteks Modern Times Group
on see TV3 väljaande, tegutsevad Inglismaal, Londonis, võivad selle asjaga ükskord ära teha. Öelge, kas see, et nii-öelda Eesti ajakirjandusturg on ära jagatud, kas see tekitab ka tegelikult mõnes mõttes niisuguse soo, et pinged on lahendatud, pariteet on saavutatud, tasakaal on olemas, jõujooned on paigas. Ja tegelikult nüüd me naudime seda seisvat vett, sest mitte miski meid ei loksuta, keegi juurde ei tule ja me üldiselt omavahel klaarime ära, eks ole, me oleme koos üliõpilast Malevas olnud, me tunneme, saate te aru, omal ajal me tülli ei lähe. Kas see viib ka alla tegelikult ka Eesti ajakirjanduse niisuguse tegeliku reaalse kvaliteedi? See oleks tõesti üks paras konnatiigi teke ja siis tekiks tõesti taoline võimalus, nagu me nägime eelmine esmaspäev näiteks bensiinijaamades, et nad kõik siiski millegi pärast ühel hetkel teevad ühte asja, tõstavad hinda ja ajakirjandus juhtuks see samamoodi, tellimishind, reklaamihind, see oleks tõesti väga igav. Aga teiselt poolt tuleb alati taolisi uustulijaid, nagu mina loodan muuseas, et meie kaubamajade ketti tuleb natukene loksutama Lääne-Saksa Lidl, kes lihtsalt tuleb ja see meie säästumarketite ja Selverit ja Stockmannide ilus mäng ühel hetkel on rikutud, sellepärast et nad müüvad väga odavalt, aga teate, härra Ott, miks mulle ei meeldi kaubamajakett Lidl? Nemad müüvad asju odavalt, kuna nad ei pane reklaami ja just reklaami võrra odavalt. Nii, ja järgmine küsimus, milline on ühe ajakirjaniku hind? Te mõtlete Eesti kroonides? Ma ei tea, mida mõtleb küsija. Ma arvan, et siin on küsimus lihtsalt ajakirjaniku müüdavuses. Kui palju selliseid asju, et keegi ostetakse kusagilt ilma nii-öelda omaniku, ilma peatoimete, ilma vastutava väljaandja vahenduseta kellegi poolt ära, kuivõrd selline metsik džungli ajakirjandus on tänapäeva Eestis üldse võimalik? Väga hea küsimus, härra Ott, see on... Kahjuks mitte minu oma. See on minu nii-öelda meelisteema ehk leitmotiiv. Mina ütlen, et ajakirjaniku saab ära osta tera haaval infoga ja saab ära osta millist ajakirjaniku ettevalmistamata ja laisavõitu ajakirjaniku, kes ise väga ei viitsi kursis olla sellega, mis juhtub, aga tal on hommikul ees küsimus, peatoimetaja küsib, kas sul teema on. Ja siis, kui keegi talle annab selle teema, näiteks, et meie firmal on ilmunud müügile niisugune fantastiline produkt, siis ta selle teema neelab alla. Ta nokib teri selle infoandja peost ja muule ei mõtle, ei võrdle seda selle teise infoga. See inimene kaotab sõltumatuse võt selliselt teemadega söötes, tera haaval on ajakirjanik võimalik osta. Rääkides muuseas fantastilisest produktist, ma jätaksin kõrvale, kui te lubate Eesti Ekspressi, ilma milleta saan ma ka kuidagi moodi hakkama, aga saan ma suvel äärmiselt raskesti hakkama ilma nende pakkudeta. Ma kuulsin, et ka teie toodate neid. Teate, kus võtad paku bensiinijaamas sangaga, lähed kuhugi muru peale, pistad põlema ja ta põled tuhaks ära. Vaat selle eest tahan, on seal teie papp taga? Seal on minu pakk taga, ma ütleksin. Teil on tõesti väga hea informatsioon. Ma väga tänaksin teid selle paku eest ja pean ütlema teile, et sellel suvel minu käest jäi teil saamata küll 200 krooni, sest pakud on müügilt otsas. Olge kena, palun, me oleme nüüd tuttavaks saanud, tehke midagi, et pakud tagasi tuleksid. Suur tänu, ma ütlen pakkudele edasi. Öelge, palun, kas teil on ka... On teie jaoks olemas mingisugune business, mis tegelikult võiks hästi sisse tuua, aga mis teile tundub, et imagoloogiliselt mage või natukene dirty või niisugune kahtlane tooks küll pappi, aga ma seda siiski sellepärast ei võta, et nagu minu staatusega ei sobi kokku? Mul olid taolised kahtlused, kui ma pidin vastu võtma otsuse. See ongi vist esimene kord, kui ma seda avalikus välja ütlen, aga jah, on tõsi, et mina olen... Eesti nüüd juba suurima võlanõude firma Julianus nõukogu esimees. Ja enne, kui ma äripartneritega... Need on need, kes annavad pasunasse, kui keegi kellelegi võlgu on, jah? Nad võivad pasun ära võtta, kui keegi väga võlgu. Kui te olete mobiiliarve võlgu või autoliisi võlgu. Kuulge, see on küll uhke business. Aga seal te ei näe mind pasunat rebimas, vaid seal on juba nii-öelda eriala inimesed. Aga see on tsiviliseeritud... Professionaalid. Tähendab, löögi jälgi järele ei jää. Kas pasunale? Mitte ainult. Ja on järgmine küsimus. Kes poliitikutest on pakkunud kõige rohkem? Suurepärane küsimus. Inimene ilmselt mõtleb raha. Mina ütleksin, kes on tegelikult poliitikutest tõepoolest härra Luik pakkunud teile kõige rohkem? Kõige sensatsioonilisemat informatsiooni. Jutt on informatsioonist. Me ei täpsusta, mis see on, aga üldiselt on teil olemas mingi case, mis on tõesti olnud $1 miljon. Viimase aja kõige rõõmustavam poliitiline case, kus üks poliitik sai mulle tõesti pakkuda ühe jupi päris lihtsalt südant hüppama panevat informatsiooni, oli juhtum, kus ma meie Rotary Charter peol, me käisime tantsimas ühes Tallinna lähedases mõisas,
ma panin käe oma Rotary vend Tõnis Paltsi, naise Karmeni, pihale tantsu ajal. Ja ma tundsin, et ma ei mahu hästi temaga keerutama. Ja ma küsisin Tõniselt, kas nii? Ja ta ütles, asjad on sedapsi. Ja see oli poliitikult saanud kõige rõõmustav informatsioon. Suurepärane, härra Luik, me tuleme teie lahkel nõusolekul siia Radisson SAS hotelli taevakorrusele tagasi juba mõne hetke pärast. Kuku keskpäevatund, mis on paljudele inimestele laupäeva hommikune niisugune krestomaatia pikkade aastate jooksul. Seal te omal ajal ju väga tõsiselt võitlesite Euroliidu vastu. Viimasel ajal on tendents pisut muutunud, mis loomulikult ei anna tunnistust mitte millestki muust kui lihtsalt sellest, et inimesed arenevad, nad kujunevad, nad muutuvad ja nad pisut vananevad ning saavad rohkem kogemusi juurde. Jah, teadmine on valgus. Ja ma ei usu, et me päris Euroliidu vastu kunagi oleme olnud. Me ütleme, rääksime oma südametunnistusega esiteks ja teiseks tahtsime rohkem informatsiooni saada. Ja me alustasime õieti ju seda saadet, tõsi küll, ma ei olnud alguses peale paadis. Harri Tiidu ja Rein Lang alustasid 10 aastat tagasi. See oli hoopis teine Euroliit. Me rääkisime millestki muust. Aga täna ma ütleksin küll niimoodi, et alati kui on tarvis minna, poisiksena oli tarvis teinekord minna kaklema, aga nüüd on tarvis minna kambaga tööle. Siis leiduvad mõned, kes ütlevad, kas me hakkame ja on meil seda vaja. Ja tegelikult see saab olema päris tõsine võitlus. Tootmisvõitlus, nutikuse võitlus, sinna on tarvis minna, aga ilma võitluseta seal ka ei saa. Mis see on keskpäevatund, üks raadio esinemine teile? See on tegelikult üks kaif. See on tegelikult üks niisugune vee sogamine. See on testimine. Ta on üks kaifi sogamine, jah, aga tegelikult ma ütleksin, et meil on seal stuudios hea. Selles mõttes mul on tõesti kahju. Mõni ütleb mõnikord, et Kuku raadiol võiks pilt olla. Võiks, ütlen ka ise. No Kuku raadio on, kahjuks on nüüd Rein Lang kui üks Eesti kõige aegade kõige suuremaid meediaspetsialiste meie hulgast ju ajutiselt lahkunud, kuid me väga loodame, et ta tuleb tagasi, et tõesti Eesti elektroonilise meedia maastikul tõesti kord majja lüüa, sest see on, see on üks asi, mis on ilmtingimata tarvis korda ajada, vaatamata kõikidele teistele suurtele probleemidele ja paremat spetsialisti on muidugi raske selles mõttes leida, sest Kuku raadio oma 7 töötajaga ja Eesti raadio 170-ga tõepoolest Kuku raadiol jäi puudu ideaalist vaid see, et ja ma arvan, et see aeg oleks tulnud, mil ta oleks pilti hakanud näitama. See on õigus, ma esiteks arvan, et Rein tuleb kunagi businessisse tagasi, ta on lihtsalt Te arvate, et ta lüüakse poliitikast välja või? Poliitikas on veel suurem nügimine tipus kui äris, ma arvan, aga Rein tuleb taas ja taas, kui on materiaalne baas. See tähendab, et kui leidub kellelgi jälle raha panna ühe korraliku talk raadio alla. Aga mis puudutab televisiooni, jah, omal ajal 94, mis oli, see oli Tiit Vähi valitsuse ajal, kui me nägime, et üks TV-litsents, vaadake, Eesti televisiooni litsentsid ei ole nii jaotatud, et igavesti on norrakatel ühelt poolt ja rootsaselt teiselt poolt õigust siit reklaamiraha välja pumbata, ETV ei saa reklaami ja need 2 on siis reklaamimonopolid. See ei ole nõnda. Neid reklaame keritakse ümber iga 4 või 5 aasta tagant, praegu täpselt ei saa öelda. Ükskord oli, kui meie aktsiaselts Eesti jonnipunid muuses. Viktor Siilats, Rein Lang ja mina kõik tuntud oma heasüdamlikkuse ja omakasu püüdmatuse poolest. Leebuse ja malbuse. Me tahtsime taotleda litsentsi, aga loomulikult antis Mart Siimann meil juba varem märku, et poisid ei tule välja. Väga õieti tegi, ma arvan, et see on peaminister Siimann üks kõige mehisemaid tegusid ja siinkohal vaatamata teie juures viibimisele ja teie kuulumisele inkassofirma nõukogusse tahaksin ma härra Siimannit selle kõige eest tänada. Ma tahaksin öelda, et televisiooniturult te veel puudute, aga mingisugune kiusatus on ikkagi olemas. Sest see on ikka suur power. Ma ei ole seal poweri peal väljas, see suur power maksab väga palju. Aga ikka rohkem papi peal väljas. Te ei kujuta ette, millised miinused seal on, aga mulle meeldiks see sünergia, mis tekiks, kui seadus seda muuses ei keelaks. Kirjutava ajakirjanduse ja televisiooni ajakirjanike vahel. Seda infot saab anda väga mitmel viisil edasi, nii pildis kui sõnas. Vaata, siin on küsimus konkreetne teile, miks Eesti ajakirjandus ülistab ühinemist Euroopa Liiduga, kas see on omaniku käsk? Olete te üldiselt saanud kusagilt? Ma ei tea küll, kus kohast mingisugused suunised, et Hans, olge hea, jõuame hiljem kokkuleppele, tehke see asi ära, ärge lausa raiuge siin igasugust jama, astume sinna ja no aita kaasa, hiljem vaatame, tekivad seal need asjad ja nii edasi. Saate ise aru, eks ole? Kas selline lähenemine on üldse võimalik? Muidugi on see võimalik, aga võite te seda täna õhtul tunnistada? Jorisemist on olnud, aga seda mitte selles mõttes, mida küsimus küsib. Vastupidi. Meil on näiteks Eesti Päevalehes on taoline asi, et on ühes kolumnis on jah
ja teises peab tingimata olema ei-artikkel, kui ka sisukat ei-artiklit ei ole. Kui on mingi küllalt lollakas, lihtsalt niisugune kähmleb, siis tuleb ikka üks ja üks võtta. Minu mõttes see ei ole õige pariteet. Mis jama on selle Eesti Päevalehega? Õhtuleht lõikab lihtsalt nagu sirbiga geniaalselt hästi ja Eesti Päevaleht tee, mis tahad, saada ükskõik kes. Te võite isegi Murdochi sinna palgata, see leht ikka maast ei tõuse. Miks ta ei tõuse? Tema vahe Õhtulehega on lihtsalt see, et Õhtuleht ei kirjuta Päevaleht ei kirjuta esilehel ja ei anna pilte televisioonist. Õhtuleht viimasel ajal ongi üks ainus televisioon. Paberist televisioon. Ei ole halb. Mille üle Õhtulehe nõukogu esimehena olen väga rõõmus. Tõsi, ja ma tahan nüüd mõtlesin, et ma võtan siit välja küsimuse, miks te nii ülbe olete, aga nüüd ma loen selle siiski teie pahameeleks, ma loodan ette. Kummale see oli praegu? Tähendab, see on teile. Küsimused on üldiselt teile, mitte mulle määratud. Tähendab, vaat inimesele jääb tegelikult selline mulje. Te olete sellise asjaga arvestanud ja kuivõrd teid üldse huvitab, ütleme, üks niisugune küsimus paljudes. Kuivõrd see teid mõjutab, kuivõrd see teid puudutab? Täitsa normaalne, korralik emotsioon. Väike pai ja väike lops, selline ongi üks teleintervjuu. Nii, mitu protsenti moodustab teie esimesest miljonist aus töö? Me oleme lugenud, võimalik, et ka teie väljaannetest, no on niisugune suurepärane rubriik, et kuidas rikkaks saite, kus teenisite esimese miljoni. No käisin Soomes, korjasin maasikaid, juhtus hea saak olema, seal kõplasin nii, rakud olid seal peos ja magada kusagil ei olnud ja süüa ja vaat niimoodi sain. Mitte keegi ei räägi, et ta vedas anapoolseid steroide üle lahe, narkootikume, et ta tegeles räketiga, et ta mängis kokku igasuguste asjadega. Tähendab, selline pretsedent puudub ja mitte sellepärast, et seda varjataks, vaid seda lihtsalt ei ole, on see nii? Kui oleks ausalt anapoolseid steroide vedanud, mis see nõukogude seadus nii väga oli? Mina arvan, et ei ole olnud mitte austöö, on olnud mõnikord päris vihale ja mõnikord lootusetu, mõnikord üle jõukäiv töö, aga teisalt on ka, ise ka ei tea, täiesti ebaõiglaselt palju on õnne olnud. Öelge, kas on tõesti selline ropp vedamine võimalik? Teie kohta öeldakse, et te olete tegelikult tõesti niisugune õnnesärgis sündinud. Ma ei oleks seda uskunud ka ise tegelikult. Kas te selliste inimeste ka rääkides, nagu olete teie, loomulikult on teil ilmselt omad probleemid ja igal inimesel on olemas oma tragöödia ja kedagi ei tasu kadestada, ütleb kristlik moraal, eriti tema raha pärast, see on kõige rumalam, mis olla võib. Aga on teil ka niisugune hirm selles mõttes, et ühel päeval see õnn võib pöörduda? Sest teie kukkumis, see ei ole ju teile saladus, on tegelikult ju kuluaarides kihinal oodatud ju pikka aega. Jah. Ja teil on endal üks lennukas mõte, et midagi lendamise kohta, et kellel on kõrge lend, seega kõrgel lennul tabatakse või midagi umbes sellist. See kehtib ka teie kohta. Jah, kes tabab kõike lennult, tabatakse kord ise lennult. Just. Olen küll ükskord nii kirjutanud. Ma arvan tõesti, et oleks paljudel hea meel, kui ma võtaks vastu näiteks mõne lääne kirjastuse pakkumise, müüks kõik ära ja lahkuks, aga paljudel oleks ka mõrumeel. Ka minul oleks mõrumeel, näiteks kui Jüri Käo ja tema sõbrad ühel hetkel teataks, et Tallinna kaubamaja pole nende oma enam. No Jüri Käo ei anna teile teatud põhjustel üldse mitte rahu. Kas ta on üks nendest vähestest inimestest, kes nii-öelda ei kuulu teie niisugusse, sellesse ringi, kelle kohta te võite öelda sõbrad ja lähedased ja te saate aru, mida ma mõtlen, see raudtee lugu. Seal oli ta ju teie vastu. Jah, aga müts maha oleks mul müts praegu peast. Ta oli osavam, nupukam, see oli vägev, mis nad tegid ja see saab olema vägev, mis nad teevad seal raudteel. Kahju, et meie raudtee erastamise aktsiselt sellega hakkama ei saa. Öelge palun, kas see nii-öelda rahvuslik kapital, keda teie seal ka selle pildi peal koos teistega, ausalt Eesti ärimeestega nii-öelda etendasite, kas see rahvuslik kapital, kas see seltskond mitte ei lootnud liiga palju teie mõjule, kas nad ei hinnanud üle teie mõju meediale? Kas vedas neid see meediarünnak ja meediaarvamuse kujundamine alt selle diili juures? Teate, ma ei arva, et keegi oleks päris lootnud, et ma nüüd ise lähen meedias võitlema. Kirjutasin paar artiklit, mulle tõepoolest ei meeldinud, et Eesti riik müüs selle raudtee ära nii-öelda koos relsidega, sest et relsi oleks Euroopa veel vägagi mehukalt rahasüstidega toetanud. Ma ei arva, et seda oleks tarvis olnud müüa umbes sama hinnaga, tõepoolest kui müüdi üks mobiiltelefoni firma, Levikom. Aga kui see juba müüdi, ma arvan, et me pidime kuidagi asjas juures olema, et oleks pidanud Eestisse jääma ja tegelikult kaude taga ei. Käo ja Sammelsel on ju asja sees. Angoti õnneks, aga mitte. Aga teil oli see ikkagi kaotus isiklikus plaanis? Mul oli kurb, et Mart Laari valitsus selle nii jõuliselt läbi surus. Sellel ei olnud mingit mõtet. Mina arvan, et
Eesti Raudtee Tallinna Sadam kui selle Eesti transiidiketi kaks osas. Meil on see sügav auk Muugal ja meil on see 200 kilomeetrit Narva piirini. See on väärtus. Need oleks tulnud kokku panna ja börsile, sest et börsifirmast ka ei ole lihtne varastada, nagu poliitikud ja nendega seotud managerid tegid raudtes. See oli üks probleem, et ta ei olnud efektiivne ja seal virutati. No börsifirma paljude inimeste jaoks, kes tegelikult asja ei jaga, assotsieerub lihtsalt ühe aspektiga, see on nagu legaalne, õige, väärikas ettevõte. Te olete, tähendab, keegi on toonud nii-öelda analoogi teie gruppi, Ekspress Grupi ja Keskerakonna vahel ja Keskerakonda on nimetatud nii-öelda pereettevõtteks, mitte börsifirmaks ja tegelikult on öeldud ka seda, et ega Eesti Ekspress on ka tegelikult ühe mehe firma, sest võt, sa võid küll vastutavat väljaandjat välja vahetada lõputult ja taguda talle mandoliiniga pähe, mitte midagi ei muutu, aga omanikust ei pääse kahjuks kuhugi. Lootust on vähe. Mina ütleks, et Ekspress on praegu momendil, kus proua Tiina Kaalep on peatoimetanud siiski pigem ühe naise firma. See on suhteliselt kõva käega ja selge pilguga naine. Ja mina sekkun Eesti Ekspressi õige vähe. Tõsi, mul on ikkagi hea meel ja palun. Mina mäletan proua Kaalepit, kui ta tegi raadios toredaid saateid, ta on niisugune madala häälega ja tal olid väga toredad intervjuud, kahju, et ta neid enam edasi ei tee ja tal oli niisugune mingi lint, kus ta alati mängis niisuguseid toredaid saksa õllelaule sinna vahele, Einmat Rosenherz ja ma arvan tõesti, et tähendab, nii kui ma mäletan neid saateid ja ma arvan, et tõesti ta võib Ekspressis teil palju korda saata. Ma küsisin ükskord Eesti Ekspressi jõulupeol nagu viktoriini käigus, et mis te arvate Ekspressi ajakirjanikud, mis oli Tiina Kaalepi, Eesti Ekspressi peatoimetaja Neiupõlva nimi? Selle minu lehe toimetaja Neiupõlva nimi. See oli Tiina Luige. Sealt kasvavad nii-öelda jalad, nagu öeldakse ühes naaberriigi folklooris. Olete te Euroopa Liidu poolt või vastu? Poolt. Poolt? Jah, poolt. Öelge palun, need, kes on tänase seisuga sellele vastu, kas need on lihtsalt mingid oma niši otsijad, mingisuguse pehme maandumispaiga otsijad tulevikus, et kui hiljem asjad ei lähe nii, nagu nad minema peaks, siis öelda, ma ju ütlesin ja lõigata sellelt poliitilist profiili. Kuidas teile tundub, tähendab, on nendel inimestel, kes sellele raiuvad vastu tõsi taga või on see tegelikult lihtsalt üks teater? Ma arvan, seal on igasugust. Ühelt poolt Soome uurilased, nagu me oleme, ega linn tundub alati... Kas teie olete ka Soome uurilane? Siinai poolsaarelt pole midagi? Siinai poolsaarelt, kas see on tõesti ninani kõver? Ei, nina pole kõverega. Öeldakse, et kõige, tähendab, ma olen seda niisuguste folkloori kuulnud, et kõige ohtlikumad on just punapead, ma vabandan. Siinai kõrgustikelt ei ole see midagi, võib-olla Mecklenburg-Vorpommernist. Nii, ma katkestasin teie mõtte. Tahtsin öelda, et puhtust arvastav töökas laulurahvas on linnakultuuri võib-olla natukene kartnud. Linnas on võõrad, seal tuleb jällegi enda eest võidelda. Eurovastaste hulgas on igasugused, aga ma arvan tõepoolest, et seda otsustatakse praegu meie laste ja lastelaste jaoks. Ja kui me praegu ütleksime ei, ma arvan, et lapsed pikalt keerutamata lihtsalt mõtleksid, et see ei ole väga terve. Kuidas teile tundub, kas see ajakirjanduse roll Eestis, Eesti tegelikus igapäevases elus, kõikvõimalike niisuguste valimiskampaaniate eel ja käigus ja pärast ja arvamuse kujundamine ja nii edasi, on see õiges proportsioonis, nii nagu ta tegelikult tsiviliseeritud maades olema peab või mängib meil ajakirjandus siiski liialt niisugust olulist rolli, sest inimesed tihti loevad ajalehti ja nad arvavad, et kui seal keegi midagi kirjutab, et see ongi tõde, sest lehes kirjutati. Teil on see suhtumine tuttav? Ma arvan, et ajakirjandus mängib suurt rolli, aga ta ikkagi mitte niivõrd ei tooda infot, kui vahendab. Eelmiste valimiste eel juhtus küll, see on vist üks põhjus, miks ma arvan, et härra Edgar Savisaar, kui me kuskil peaksime kohtuma, Te ju kohtute pidevalt tegelikult Edgar Savisaariga. Ei vasta tõele. Ta ütles mulle 3 päeva tagasi, et tal on teiega kõige paremad suhted. Ta on gentleman, ta on väga viisakas ja saadan talle palju tervise. See on see, mis teid ühendab. Selge. Nii, oma vaadetelt olete te tegelikult ju parempoolne. Te mängite, härra Luik, ju tohutult erinevaid mänge. Respublikaga, Reformierakonnaga, Keskerakonnaga, Savisaarega ja nii edasi ja nii edasi. Te valdate tohutult informatsiooni. On öeldud, et tegelikult
ülekantud tähenduses, et teie seif peab olema tunduvalt suurem kui selle tuntud ja populaarse ja rahvahulgas armastatud poliitilise erakonna liidri seif, kellest räägitakse niisuguseid mütoloogilisi liialdusi, eks ole. Tähendab, see, mida te valdate kõikide kohta koos ja iga ühe kohta eraldi, on ju fantastiline. Ja tegelikult on süüdi ju need samad poliitikud, kes paluvad teilt audientsi ja selleks, et midagi teada saada, sokutavad teile ette midagi, mida te võib-olla veel ei tea. Härra Ott, teie olete meelitaja. Ei ole seda võimu nii palju, ei ole seda rahalist positsiooni nii palju, ei ole ka neid võimalusi tegelikult muuta nii palju. Jah, ette sokutamisi on. Ja mida ma enne tahtsin öelda nüüd ajast paar päeva enne Riigikogu valimisi. Tõepoolest, 2 ajalehte saabus materjal uurimisorganitest selle kohta, et Keskerakond ja temaga seotud rahastajad, seal Apananskid ja keskturumehed on midagi teinud ja midagi kohe-kohe, mingi mädapaise kohe-kohe läheb lõhki. Ja ma olen nüüd peatoimetelt küsinud paarikuise intervalliga, et kus nüüd tuleb sellele jätk, oli see tõepoolest mingisugune propagandamats, mis meie kaudu anti ja pärast me jääme jätku ootama, aga infokraan on juba kinni. Et oli seda või ei olnud? Oli see miraaž? Kas ajakirjandus lasi tõesti ühel parteil nii palju vähem hääli saada, et teine partei saaks võita? Et kui on mingi rünnak ette võetud ja esilehel, peatoimete vastutusel, siis peab sellele olema kas jätk või ümberlükkamine. Ja kui midagi enam ei sünni, siis jääb mulje, et meiega on manipuleeritud. Huvitav teema, te nimetasite tuntud pankuri Apananski nime, aga minule sellega seoses meenub üks teine nimi ja üks teine lugu. Nimelt on probleem selles, et kas teile ei tundu, et seoses Eesti Ekspressi tulekuga tegelikult te muutsite ka niisugust Eesti ajakirjaniku, kuidas seda nimetatakse, on niisugune peen sõna, mille tähendust ma täpselt ei tea, aga ma riskiks kasutada arhetüüpi. Sest väga paljud ajakirjanikud, kes töötasid teie väljaannetes, hakkasid, ma arvan, alateadlikult, nähes teid, teie võimalusi, teie elustiili, samastama ennast mõnes mõttes teiega. Unustamata seda, et nad ei sõida kunagi tibi kõrval, sigar suus, lahtiste akendega, Mercedesega mööda linna, vaid neil jääb surmani probleemiks see Kia autorendi tagasimaks. Ja seoses Apananskiga jõuan ma proua Lillemetsa juurde, kelle üks niisugune lennukas fraas on sügavalt mõjutanud mu isikliku elu viimastel aastatel. Te saate aru sellest karjest, mida proua Lillemets Eesti Ekspressi ajakirjaniku küsimusele vastates endale nii-öelda lubas. Et tegelikult on Ekspressis kasvanud peale noor põlvkond, kes ei aktsepteeri ka enam neid kollegiaalsetel mingisugustel printsiipidel. Vaat seda põlvkonda, kuhu kuulute tegelikult teie, kuhu kuuluvad Marianne Mikko, Lillemets ja veel paljud inimesed. Loomulikult, teil on õigus. Toimetuse koosolek... Oota, mida see Lillemets täpselt ütles, on teil meeles? Ma arvan, ta saatis ajakirjaniku sinna võib-olla, kuhu ta hiljem kahetas, et keegi üldse oleks saadetud olema, aga ma arvan, et ajakirjanike toimetuse koosolek on mind väga rõõmustavalt muutunud ka põlvkondade võitluse ja vahetuse kohaks, sellepärast, et muidu kui Ekspress vananeks koos meie, koos tema tegijatega, nii nagu on oht võib-olla mõnel keskpäevasel saatel vananeda, mis siin head on. Aga noored tulevad, teevad, ma olen Tallinnas väljaantavate ajalehtede üle selles mõttes uhke, muuseas. Et näiteks Ekspressis ja Päevalehes on huumorirubriigid. Ühelt poolt härra Kivirähk, teie väga hea tuttav, ja teiselt poolt siis Granaat ja Mart Juur. Ja noor põlvkond, nad on terasemad, neid teinekord saadetakse ainult sellepärast, et nad on ka ise väga head haukad. Noor põlvkond suurepärane ja nagu me teiega teame, noor põlvkond erinevalt meist teiega valib Pepsi. Kas on nii, et õigus oli sellel Hiina riigimehel, vist oli see Deng Xiaoping, kes ütles, et ükskõik kas valge kass või must kass, peaasi, et püüaks hiiri, peaasi, et toodab papi. Nii ma ei arva. Tegelikult, kui ma mõtlen näiteks härra Jaan Manitskile, minu heale partnerile Eesti Päevalehe väljaandmisel, siis öelda, et Jaan teeb seda sellepärast, et ta tahab pappi, tundub mulle lihtsalt härrasmehe solvamisena. See papi moment ühel hetkel, ta nagu taandub, kui teda on võitluseks piisavalt, arenduseks piisavalt, siis on küsimus, kellel on rohkem nuppu. Tõepoolest, pangad on suured ja pappi täis, ainult ka äriplaan välja. Aga äriplaanidega härra Ott on riigis kehvasti. Suurima panga juhataja härra Neivelt ütles, et viimasel ajal on 2 sorti palveid laenu krediidinõukogule. Üks on, et kinnisvara ostmiseks raha ja teine on maksuvõla maksmiseks. Ja ongi kõik, kas rohkem ideid ei olegi, ta küsis. Öelge palun, viljelete te isiklikus elus niisugust luksuslikku elustiili, mida tegelikult Eestis ju
kui rääkida nii-öelda maailma mõistes luksusega, üldiselt vähesed viljelevad, eks ole. On teile tähtis, et teil oleks Patek Philippe käekell $50,000 või mingisugune selline atribuutika? Kella mul ei ole olnud ja sellise raha eest ma väga vabandan, kui solvan, aga kella osta tundub mulle väga tobe. Aga ma proovin elulaadi kuidagi hoida tasemel, nii et mind ei segaks, ei häiriks, aga teinekord on ikka see loll vana sovjeedi komme, et ma avastan, et ma olen kuskil Selveris valimas jooki, vaatan neid samu Pepsi pudeleid ja võtan neid, kus tundub olema rohkem. Ma ju tean narr, et automat valib ühe palju, ma vaatan ühes on rohkem. Pärast mõtlen, et see on küll vanast ajast. No sealt ilmselt need tänased võimalused, sealt see rikkus tuleb, nagu öeldakse. Härra Luik, me kohtume teiega siit sellest saatest vaid paari minuti pärast. Kas te saate rahulikult elada, teades, kui palju alluvad teilt varastavad? Huvitav küsimus, tähendab ilmselt kuskilt saekaatri omanikult. Mida on teie alluvatelt teilt varastada? Olen avastanud, et on küll, ega siis ükskord oli nii, et leviring hommikul kell 4, kell 4:30 läheb autode ring Printali trükikojast välja ja nad läksid lehekioskide juurde, aga seal juba oli Eesti Ekspress. Ta oli virutatud värskelt, nii-öelda need proovieksemplarid läksid kaubaks küll, oli juba olemas. Nii et küsimusel on mingisugune mõte. Teie suhted, härra Luik, allilmaga on teada paljudele, mulle isiklikult küll mitte. Kas siin on ka peidus teie edu saladus? Jah, need mõned intervjuud, mis mul on õnnestunud ajakirjanikuna teha, need on tõesti selles mõttes olnud viimsetest, et saatus oli selline, et paar meest, allilma riidid, Vartan Sarkisjan ja Mihkel Gorbatšov enam allilma tegusid peale neid intervjuusid teinud. Nad tapeti kellegi teise pealt ära. Öelge palun, kas teie kui omanik, kas tabloididesse värvatakse nimme rumalaid ajakirjanikke või on see imagoloogiline niisugune taotlus, et targad inimesed tunduvad seal rumalatena? Lihtsad teemad ei ole sugugi neid kerged kirjutada ja ma arvan, et tabloidides, kui meie inimesed käisid ükskord Murdochi lehtes Timesis ja Sunnis, siis nad ütlesid, et Timesis olid professorid, kortsussärgid, viledad püksid, samas kus Sunnis olid japid, valged särgid, sirged lipsud, tegid nagu isegi, väikse itsituse ja kahjutundega korraliku tabloid, et Austraalias avastati sabaga mees. Minu tunde järgi on tabloidis on mõnikord maitsevääratuse, aga inimesed rumalad seal küll ei ole. See on Sunni efekt, eks ole. Piinlik nagu osta ja tellida, lugeda ju pööraselt huvitav, kui sust endast parajasti selle kirjutada, eks ole. Millal te teete korda oma tondilossid Toompeal ja Poska tänaval? Kas see tähendab seda, et te olete seda kinnisvara endale rohkem kokku ajanud, kui te suudate nii-öelda tal silma peal hoida või mida? Kohe kui lõpetan ja see juhtub neil päevadel Olevi ja Sulevi me endise muuseas Paide Foogti maja restaureerimise, aga ma ei saa Tallinna linnast aru. Nad muudkui ei teegi enam pakkumist selle Patkuli trepi juures oleva maja peale. Saatsin avalduse, et korda teha maja, ühtlasi ka endale kuulub naabermaja. Linn katkestas teadmatuks ajaks, teadmatul põhjusel. Mulle meenus kohe vihaga see reetur Patkul, kes tegelikult venelastega ühe sõja selle sama trepi kohas loobutas plaanid. Lõpuks ka halvasti lõpetas, eks ole ju? Väga halvasti. Kas te muuseas kardate seda, teie kohta on ka seda räägitud, kadedatest inimestest ei tule ju puudu, et ükskord see Luik halvasti lõpetab. Teil mingeid selliseid kalduvusi on? Ennast surnuks juua või üledoseerida või ma ei tea, on teil mingisuguseid ekstreemseid sportlikke harrastusi või midagi sellist? Aga kes meist õigupoolest väga hästi lõpetab, meie kõigi lõpp on teada. Ma arvan, et ma võtan kohutavalt suuri riske, aga seda mitte isikliku elu, vaid ikkagi äriala. Võlgu on teil palju? Momendil vähe. Peale uue trükitöösse käimapanekut palju. Ja küsitakse, keda näete teie Eesti Vabariigi presidendi toolil pärast Arnold Rüütlit? On see inimene olemas? Väga hea küsimus. Hannes Tammjärve, oma klassivenda. Vaatamata sellele, mis teid temaga, ma saan aru, et tänu sellele, et teid on nii palju, mis teid temaga seob ja vaatamata sellele, et on ka üht-teist, mis teid temaga lahutab. Just tänu sellele. Tänu neile mõlemile. Ta on õpetanud mulle tööd ja õpetanud kapitalismi pehmeid, meelitavaid omadusi ja on õpetanud ka seda metallset järsku serve. Kas teie olete Bert või tema prototüüp Kadri Kõusaare romaanis Ego? Olete te lugenud seda?
olen lugenud, seal oli üks segu ühest advokaadist, kirjastajast ja kinnisvaramehest. Mingis mõttes ikka olen, eks Teil on, huvitav kõverpeegel oli. Teil on nii palju aega, on teil kogu klassika läbi loetud, selles mõttes, et te saate niisuguse moodsa ajaviite romaaniga oma aega veeta? Või on see teie uudisimu või peate te kursis olema? Teate, Eesti romaanid, nii moodsad kui vähemoodsad, nad ka ei ole, ühelt poolt siis kirjanikud, ütleme, Kõusaar, Kender, teiselt poolt Traat ja Mihkelson, see, mida nad momendil kirjutavad, mismoodi nad eesti keeltki kasutavad, sellega lihtsalt peab olema kursis. Eesti romaan on üks väga elav osa Eesti mõttest ja minu meelest seal on muutusi praegu. Tarvis on kursis olla ikka. Nii et ei maksa sellesse tegelikult, see on väga huvitav aspekt, mille te praegu esile tõite, ei maksa sellesse suhtuda arrogantselt. Mitte sugugi. Kes on teie parim sõber? Kas sellisel inimesel nagu teie üldse saab olla sõber selle niisuguses klassikalises, intiimses tähenduses? Aga huvitav, miks ei saa siis? Ikka saab. Kõige parem sõber on oma naine ja mul on üks kollektiivne sõber. Mitte mingi salvas mõttes. See on minu 33 Rotary klubi kaasast. Tallinna Rotary klubist. Rein Kilk, Peep Mööls, Vahur Kraft, Toomas Henrik Ilves, Allan Martinson, Ivo Nikola, advokat Kaido Ehaso ja nii edasi. Kas see ideoloogia, mida see Rotary seal viljeleb, ma saan aru, et see Rotary klubi on mõnes mõttes nagu vabamüürlaste loos, eks ole. Kas sellest ideoloogiast, kas sellest mentaalsusest jõuab palju teie meediaväljaannetesse? Me ei ole nagu vabamüürlaste loos, me ei plaani võimu koondamist ja võimu enda kätte võttes siis teiste ajude äranihestamist. Me oleme heategevad, me oleme selles mõttes loomulikult jõudnud meediasse, jõuame edaspidi. Toote te mõned näited paljudest tuhandetest heategudest, mida te olete teinud? Hea meelega. Toetasin paari Eesti kunstniku nende esinemisel Veneetsia biennaalil. Näiteks. Nii, suurepärane. Kui palju on teil maksuametiga offshore firmade pärast vaidlusi? Ei ole vaidlusi. 2 asja olid. Vaidlused ei olnud väga suured. Ühel pool... Hea vastus oleks, see vaidlusi ei ole, on ainult nõuded. Nõudeid õnneks ei ole, et üks sai ära maksud ja teine sai tagasi vaieldud. Nii? Ikka juhtub, kellel poleks. Öelge palun selline inimene nagu teie, jälle see sama vana laul, mida ma siin laulnud olen, kellel on nii kohutavalt palju võimu, kõik võimalike institutsioonide, kaasa arvatud politsei, maksuamet, ma kardan, et ka kaitsepolitsei, rääkimata parlamendist, parteidest ja nii edasi ja nii edasi. On olemas üldse midagi sellist, mida teie kardate Eesti Vabariigis? Kõik kardavad teid? Mina kardan, et on võimalik üks osa valijatest ära lollitada ja keerata kokku mingi lollus. Küll ajutiselt. Septemberis te mõtlete, jah? Kas või juba septembris, aga ka hiljem ei kao see kuskil ära see võimalus. No, ilmselt vaatamata sellele, et on teada, et te olete, ja ilmselt ei saagi te keegi muu ole kui oma vaadetelt parempoolne, on siiski absoluutselt võimatu ilmselt välja selgitada, kellele kuulub teie sümpaatia. Kas siis, kui te olete seal selles valimiskabiinis, mingite valimiste ajal või referendumi ajal, kas see valik, mida te seal teete, nii-öelda selle kardina taga, see on absoluutselt see, mida teie süda käsib, või te peate ka seal mõnes mõttes kavaldama? Ei, seal oma ühe häälega ka väga kavaldades efekti ma ei saavutaks, aga mu valik lähtub eelkõige sellest, et ma ei taha seisvat parditiiki. Ma ei taha sellist ruletti, kus kõik need mängid on samad, ta lihtsalt keerleb ümber teistest, sa näed ikkagi see pingviin, see härrasmees, see ütleme, lubaja, kuid mitte tegija, et need samad inimesed oleks meie ees ja meie ainus valik oleks siis neid järjestada. Aga muutusi ei tuleks. Sellepärast ma olen toetanud muutusid, toetasin neid ka viimastel valimistel. Miks te olete päevalehel lasknud muutuda Isamaaliidu suuvoodriks? Kas teil on mõni vana küsimus siia vahele sattunud? See on paari aasta vanune debatt. Mul on äärmiselt raske, ma usaldan absoluutselt neid inimesi, kes võtavad neid küsimusi vastu ja see, mida ette antakse, seda ette loen.
jah, Isamaa oli vahepeal vist tõesti kõige parem ajakirjan suhtleja Tallinna linnas, aga see oli sel ajal, kui neile kuulus ka võim Tallinna linnavolikogus. Siis neil oli infot ja ajakirjanikud neid, ma arvan, austasin. Mõnikord tõesti võib-olla liiga palju suu ammuli kuulates Isamaa mehi. No Isamaa liidule praegu ei maksaks küll panust teha, see peaks olema ikka suisa mitte eriti tark inimene. Härra Luik, teid on nähtud suhtlemas eriti sel perioodil, kui Res Publica ei olnud veel partei, kui see oli lihtsalt üks huvirühm või ma ei tea, kuidas seda nimetada. Selle seltskonnaga hiljem te olete distantseerunud sealt sõnadega, et te ajakirjanikuna, eks ole, millised nostalgilised mälestused, ei saa olla liiga tihedalt seotud. Aga vabal ajal pidu nendega ikkagi peate. On see esteetika, mis on teie jaoks siiski fun paljudel põhjustel? Vot Res Publica kotkastega tegelikult ei olegi vabal ajal pidu pidanud. Nad on küllaltki töökad, ega kahjuks pean ütlema, ma ei tea. Aga ma usun küll tõepoolest, et see, mis nemad praegu teevad või tegemata jätavad, on väga otsustav. Ja ma ei kavatse kuidagi andestada, kui nad nüüd jätavad täitmata oma lubadused. Vot see oleks plass. Nii, kas teid hirmutab Eesti iive 20 aasta pärast? No ise enda kohta rääkides teie tormilisest ja siiski viimasel ajal nii korrektsest, nagu ma aru saan isiklikust elust, olete te öelnud, et te sooviksite veel lapsi. Ja jutt jumala õige, kui te ütlete, et ei saa ju heal verel lasta raisku minna. Ja nüüd see iibe küsimus. Iive ja haridustase, need on kaks asja, mis on Eestis praegu väga olulised. Tegelikult olekski tarvis siin kõigi pikkade dokumentide asemel ja nende kõige peale panna üks dokument, kui palju me tahame, et oleks eestlasi aastal 2015 või 2014, aga kõige õudsem on see, et nüüd vaadates Euroopa Liitu, kuhu me ühel või teisel viisil ikka satume, nendele kahele probleemile, haridustasemele ja iibele, on väga lihtne lahendus. Immigratsioon. Käisin hiljuti puhkusereisil ema, naise ja tütrega Londoni linnas, 100 kraadi Fahrenheiti. Aga see, mis nad näevad oma linna kesklinnas nädala vahet. Kas teie kokkuhoidlikkus lubas ikkagi konditsioneeriga hotelli üürida? Hambad ristis, jah. Aga ma tahtsin öelda, et see, mida nemad näevad oma nädala vahet Londonis, see ei ole enam Grand Old Britain. See on ikka rahvaste paabel. Ja kuidas mõni poliitik ütleb, et russofoobia on eestlastele probleemiks ja sellest peaks kuidagi vabanema. Minu arust, kui hakata mõtlema, et sa pead elama Euroopa pealinnades ja elatakse kõrvuti inimesele, kes ei ole mitte ainult sama religiooni, vaid suisa teist nahavärvi, teist temperamenti, nendega koos me saaks oma iive haridusprobleemid lahendatud ja need, kes migreeruvad tegelikult Kopenhaagenisse, ma olen lugenud statistikat, või Londonisse, nad on küllalt haritud, küllalt eduvõimelised. Aga mis me nendega teeme? Lahendame oma probleemid, aga ise oleme vähemus. Vaat see on nüüd selline jutt, mis tuleb teil varsti küll ära unustada, sellepärast et see libahundi Marguse ja Mari liin, et meie blondid ja sinisilmsed tuleb nüüd sel sügisel, ma kardan küll, nii-öelda päevakorrast maha võtta. Meil mõlemel. Ja meil mõlemel, just nimelt. Ida-Saksa markadega keegi inimene teab, et te olete teinud äri. Oli hea äri? Minu äri oli ajakirjanduses kirjutada, kuidas EUE ja Komsomoli Gestapi mehed seda äri tegid. See oli neil hea äri, ma ise jäin kahjuks ilma. Öelge palun, see paat viib teid tegelikult edasi erinevalt teist, kes te olete pidevalt presidenti saatvas meeskonnas välisvisiitidel nii-öelda suurettevõtete assotsiatsiooni ühe liikmena, jah? Olen mina sattunud niisuguse seltskonda ainult ühe korra ja tegelikult see EUE vaim, see EUE mentaliteet a la küll sai pulli, läksime naaberrühmale külla, tüdrukud küpsetsid koogi, määrisime lehma sitaga kokku, raputsime tuhk-suhkur peal. Raputasite ka või? Ei, küll sõid, mina pole elus malevas olnud, aga tähendab esteetika, saate tänu. Tegelikult on see ju ausalt öeldes, me võime suhtuda sellesse nii või teisiti, aga tegelikult see ongi see jõud ja see mentaalsus nende ärimeeste hulgas, kes tegelikult Eesti äri praegu juhivad ja edasi viivad. Olete te minuga nõus? See on see üks kiht. Need on meie vanused, nad olid omal ajal tegijad. Toomas Annus, Toomas Luman, Meelis Milder, Raimo Kägu, kui vähesed nimetada. Tegijad siiamaani. Teie kohta on öeldud seda, et teil on õnnelik ajakirjaniku saatus selles mõttes, et te lõpetasite ülikooli, muidugi ka aeg oli piisav või tähendab sobiv ja te sattusite kohe niisuguse süütusse ajakirjaniku kultuuri ja elu tööle ja et te olete tegelikult pääsenud
vaatamata sellele, et teie sünniaasta on ka kusagil seal 61 või midagi nii, jah? Et te olete pääsenud sellest, et te pole kirjutanud niisugust lausa mingisugust punast paska kokku, mille pärast praegu võiks olla piinlik. Kui mõni keskkooli kirjand kuskilt välja tõmmata või ülikooli sisseastumise oma, et kuhu me pääsesime, ka selles mõttes ei ole mõtet siin lambukest mängida, et punane pitsat oli peal. Aga selles mõttes on teil vedanud, et teil ei ole mingisugust suurt konflikti olnud iseendaga. Otsest jama tõsiselt omaenda nimel ei ole olnud sunnitud kirjutama. Mõned on, mul on neist väga kahju. Poliitiku karjäär, inimene küsib väga teravmeelne küsimus, ma ei saa aru, mille kuradi pärast on teil poliitiku karjääri tarvis, eks ole, kui te kujundate paljude inimeste poliitiku karjääri. Aga see koht parlamendis teie puhul üldse mingitel tingimustel võiks tulla kunagi kõne alla? Ma oleksin nõus mingil hetkel kahtlemata ühiskonna jaoks rohkem tegema kui praegu. Ma olen täitsa ausalt öeldes selle peale mõelnud. Rahvuslik kokkulepe on üks teema, millest ma tahan rääkida teiega veel enne seda, kui päike loojub. Öelge, mis see on? See on üks tühi deklaratsioon tegelikult, kust vaesed ootavad nii-öelda abi endale ja rikkad teevad näo, et me püüame neid millegagi abistada. Kui see sama miljonärid ja Eesti rikkamad inimesed valutavad selle kõige pärast südante, siis ma loen ajalehes, et äärmiselt raske on sellel kontoril, kes seal on, neil ei ole raha, nad ei saa pastapliiatsi neid tinasid osta. Tähendab, milles on siis küsimus? Miks need inimesed siis reaalselt ei aita? Ma arvan, et asi on selles, et muidugi ei ole seal ühiskondlikul kokkuleppel niivõrd pistmist jõukate inimestega, seda eestõmbe Aadu Luukas on transiidiärimees, kui siin on tegemist sellega, et need rektorid ja teadlased, kes sinna on kogunenud, nad tahaksid kuidagi valitsust sundida oma sõnu ellu viima ka valimiste vahelisel ajal. Et ei oleks ainult valimisloosungid, laske meid pukki ja lõpuks me ei mäleta midagi, vaid et oleks mingi viis neid kontrollida. Ja aga samas ühiskondlik leppe kuskil meenutab jälle mingisugust arusaadavamat, labasemat ühisosa kõigist parteiprogrammidest üleüldse. Ta ei ole veel päris küps, aga et vahepeal valitsusele mingi suund anda, öelda, et nii me teeme. Nii palju tuleb haridus, sel viisil toetame noori emasid ja selline on näiteks meie kaitsejõule suunatav raha. Mingi selline arusaam peaks olema, kas on kokkuleppe, arusaam, on seal allkirju ja eelarvet või mitte, siin on mul täiesti oma arvamused, erinevad sellest, mis praegu on. Transiit, see on Eesti majandusele nii-öelda pühamast püham, see on meie majanduse, meie heaolu, meie tulevikuperspektiivi silmas pidades lihtsalt meie au, mõistus ja südametunnistus. Te mainisite härra Luukase nime, kelle teeneid iseseisva Eesti nii-öelda majanduspoliitikat arvestades on võimatu üle hinnata. Teid pannakse tihti mitte eriti suure nihkega umbes samasse kategooriasse. Teie võim ja teie mõju on midagi umbes sarnast. Kuigi lokaalne, mitte rahvusvaheline, te saate must aru? See on küll minule üle jõu antud kompliment selles mõttes, et Aadu Luukase poeg ka vaimses mõttes ma ei ole. Transiit on suur business, tõsi küll väga suur tegijate jaoks, võib-olla väiksem Eesti majanduse terviklikus mastaabis. Ma ei usu, et transiidil on nii suur koht tegelikult meie arengus. Ta on võib-olla mingisuguse elatustaseme kindlustamises, mingisuguse infrastruktuurile, mingisugustele firmadele. See sügav auk siin sadama juures tuleb ära kasutada, sest muud meil ei ole. Sügavad augud sadamate juures ja see võsa, mis meie maal kasvab ehk mets. Ja need on meie rahvuslikud väärtused, neist tuleb midagi välja võtta. Pluss meie kvaliteet, sõltumatu ajakirjandus. Ma tänan teid, härra Luik, praegu ja me jätkame seda saadet juba mõne hetke pärast. On küll augusti valgus, aga tegelikult on üsna jahe. September on lähedal, eks ole ju? Kipub ka augusti pimedus varsti tulema. Absoluutselt, vaat siit oleks nüüd hea üles lugeda teie kinnisvara. Kui te praegu vaatate siit oma kotka pilgul, tegelikult vaatate ikka selle pilguga, mul ei ole nagu niisugust ühtegi maja seal Toompea kandis, mul on nagu mujal. Et on need asjad alles või? Mis on see omaniku pilk? Teate, härra Ott, ma võin teile öelda. Te olete väga, väga hea komplimendi tegija. Mina olen suur ärimees põhiliselt kasvu poolest. Mul tegelikult ei ole siin suurt midagi. Ma olen valinud taolised kohad, kus ma arvan, et see on nüüd küüniline nali, aga et kuhu võiks tulevikus tekkida
Tallinna Chinatown. Sest kus on Hiina linnad või need Bangladeshi ja pakistanlaste hindude linnad, kus nad on Kopenhaagenis, kuskil ikka Tivoli juures, kus nad on Londonis, Sohos, kus nad on San Franciscos, täitsa keskuses kuskil. Kus nad on New Yorgis. Tegelikult ma tean midagi lähemalt Toompeast, selle Nõlvast, Kadriorust ja ma pean ütlema teile seda, et kui ma Tallinnas millestki absoluutselt puudust ei tunne, on see kindlasti Chinatown. Sama siin. Te olete kohutavalt palju elus sõlminud diile. Teil on olnud kohutavalt palju igasuguseid tehinguid, kokkuleppeid. Kuidas on teil suhe, kuidas te olete pääsenud, kui palju on teid lohku tõmmatud ja kui palju on õnnestunud teil kedagi lohku tõmmata? Õnneks ma ütlen, kuna ma ise ei ole mitte alati väga hea keskendumisvõimega ja tihti olen võib-olla inimeste hindamisel natukene pealiskaudne. Natukene arvan, et nad ongi see, mida mina tahan neis näha või isegi mõnel juhul neile peale suruda. Diile teevad minu head alluvad, minu juhatajad, direktorid, kellele sellest tänu. Ja hiljem te veeretate neile süü, kui ei õnnestu. Ma arvan, et bilanss on jäänud siiski minu ja meie kasuks, muidu meid ei oleks sellel määral siin. Aga teiselt poolt jällegi on, mida rohkem sehkendad, mida rohkem infot kogud, mida rohkem pingutad ennast näitad, seda rohkem tuleb täiesti ootamatut pakkumisi kuskil. Kuskil tuleb miilitsa vanem leitnant Raul Kasesalu teeb ettepaneku, et kas me ei paneks käima ühte telefoni teel raha ees käiv infoteenus, kusjuures raha ei maksa mitte inimene, kes helistab nii palju, vaid see, kelle infot me anname. Ma mõtlesin, et kurat, kas sellel on üldse mingi tuba sellel asjal, aga tegime. Kuidas on see elu, härra Luik, mida te olete elanud viimased 12 aastat, mis on meil täna jutuks, muutnud teie iseloomu, teie karakteri põhivärve või on need jäänud samaks või on nad tuhmunud? Mis on nendega juhtunud? Mis on teie endaga juhtunud? Ma arvan, et ma olen hakanud lõpetama telefonikõnesid liiga kiiresti. Ma teesklen või arvan ekslikult, et ma saan alu, mida mõni inimene tahab enne veel, kui ta on jõudnud suu lahti teha. Ma olen muutunud võib-olla natukene nostalgilisemaks. Viimasel ajal väga palju räägin oma koolikaaslastega, õpingukaaslastega rohkem kui vahepealsel perioodil, siis kui ei olnud lihtsalt aega aktust välja korda. Nagu paljud ütlevad, vanadus ja märk millestki. Ma tänan teid väga, härra Luik, selle intervjuu eest siin Radisson SAS hotelli Taeva korrusel saates Augusti valgus. Tänan teid, suur rõõm oli teid näha ja teiega lähemalt tuttavaks saada. Kahjuks ei ole mul teile pakkuda ühtki äriideed. Tänan, härra Ott, küsimust teed. Ma tänan teid. Head vaatajad, me kohtume teiega siitsamast paigast juba homme õhtul viimases saates saatetsüklist Augusti valgus 2003. Elage hästi, näeme homme.